Tere tulemast, kallid hamburid! Siin on teie novembrikuu teise poole ülevaade. No nii, kallid hamburid, nüüd sõltub praegu selle kuu lõpu jooksul sellest, kuidas te arukalt juhite oma vankrit, autot, oma elu nii-öelda elu, mis see kõige parem väljend võiks olla, elu masinat, sest fakt on see, et praegusel hetkel te kuidagi lasete ennast viia, te ei juhi väga ise ja te lasete asjadel juhtuda võib-olla teie ümber liiga palju ja endale liiga palju. Ehk siis te peaksite praegu looma enda jaoks kindla sihi, mida te tegelikult tahate. Mitte, et see teil juba olemas ei oleks, aga te vaatate liiga kaugele ja planeerite sinna jõudmise etappe liiga palju. Seadke endale siht ja muretsege vähem, kuidas te sinna jõuate. Hakake midagi tegema, hakake kuhugi poole liikuma. Ärge laske end hirmutada olukorrast, et see võib olla nii-öelda liiga raske või siis, et te ei jõuagi kohale. Praegu on siin see koht, kus te saate ise väga palju luua ja esile kutsuda. Selleks aga on teil tarvis vaadata mitte ennast ümbritsevate inimeste tahtmistesse või ennast kohandada nende vajaduste ja tahtmistega, vaid tegelikult enda sisse vaadata ja mõelda, kuhu mina tahan jõuda päriselt. Ja siis teile saab ka selgeks, kuidas te saate astuda esimesed sammud, et sinna jõuda. Nüüd hoidke hoolega selle kuu lõpus oma nii-öelda hinge või südant. Ärge laske inimestel sellel talluda, sest see, mida te teete praegu ise endale. Keegi teine ei saa teile haiget teha, teile liiga teha, kui te ei lase tal seda teha või ei mõtle seda olukorda enda jaoks nii keeruliseks ja võib-olla valusaks. Pigem õppige oma tahtmist väljendama, ütlema, mida teie tahate ja väljendama seda, kui keegi teile haiget teeb, et sa tegid mulle haiget. See, kuidas sina seda tegid või kuidas sa seda ütlesid, teeb mulle liiga. See ei pea olema füüsiline südamevalu, vaid see võib olla ka äritasandil või siis palga nii-öelda määr töö juures. Ehk siis te saate liiga vähe, te annate liiga palju. Ja sellega te teete endale liiga. Ja nüüd selle andmise kohta tahan ma ka seda öelda, et valige, mida te annate ja kellele. Ka sellega teete endale liiga. Üritage oma juhi positsioon oma eluteel tagasi saada. See, mida teised teevad, see, kelle te oma vankri peale võtate oma eluteel, on teie enda valida. Kui te olete ta juba sinna lasknud, siis tähendab seda, et te peate teda ka vedama. Teil tekib kohe vastutus. Kes on teie kaaslased sellel teel? Valige oma kaaslasi hoolega. Teie ümber on inimesi, kes kasutavad teid ära.
teie võib-olla headust, teie ideid, teie võib-olla kergeusklikkust või soovi aidata või soovi asju paremini näha, kui nad tegelikult on. Ja see hoiab teid kõik tagasi iseenda teel kõndimisest. Te kõnnite teiste teel liiga palju. Ärge võtke endale koormat praegu, kui te seda kanda ei jaksa. Mõelge iseendale ja oma vajadustele ja oma teele, oma elule, mis vajab samamoodi ehitamist, nii nagu teiste omadki. Võtke oma kari kokku, oma lähedased, kellest te hoolite, keda te usaldate, ja jagage nendega oma ideid. Rääkimine või see, kui me kõva häälega välja ütleme asju, kui me seda ise kuuleme sellel hetkel, meil tekib rohkem mõistmist nende asjade kohta ja lähedased ehk siis inimesed, kellega te jagate oma ideid, saavad omakorda lisada sinna väärtust. Ja tänu sellele on teil lihtsam näha, kuidas edasi, kuhu edasi. Ja et see ei olegi tegelikult nii keeruline ja nii raske. Aitäh ja olge hoitud!